Tere taas! Nagu näete, oleme siin teinud väikse muudatuse, väikse teistmoodi konfiguratsiooni, aga mina olen ikka sama Jaan. Ja selle osa lõpuks ma räägin natukene sellest, et mis siis edasi hakkab toimuma. Kuhu me edasi liigume? Ja esimene küsimus ongi see, et kuhu me siis liigume selle rakendusega, millal me saame tegelikult midagi õpilasteni viia. Ja võib öelda, et tänasel päeval see ei ole täiesti selge. Sest et nagu siin te nägite, nendest paljudest näidetest, siis kohati need süsteemid justkui töötavad. Kohati nad annavad üsna häid vastuseid, aga järgmisel hetkel ta eksib, järgmisel hetkel ta teeb mingi imeliku vea. Ja nagu vist tervest sellest päevast juba on selgeks saanud, siis me ei saa anda selliseid tööriistu kohe õpilaste kätte. Et osa tööst, mis me teeme, siis käibki selle ümber, et mida nüüd täpselt selles rakenduses tuleks paremaks teha, kuidas seda täpselt tuleks paremaks teha. Me testime neid asju ja proovime neid paremaks saada. Ja asja ei tee lihtsamaks, vaid teeb hoopis keerukamaks see, et siis näiteks OpenAI tuli välja oma ChatGPT study mode'iga või siis õppimisrežiimiga, mis on siis nagu lisaküsimus meile nüüd, et kas see õppimise režiim näiteks on palju parem versioon, kas seda võiks kasutada. Ja mis teeb veelgi keerukamaks asja on, et siis niipea kui OpenAI tuli oma mudeliga õppimisviisiga välja, siis ka Gemini või Google'i mudel tuli ka sellise juhendatud õppimise režiimiga välja. Ja siis meie rakenduse arengult seisukohalt tähendab see seda, et me peame nüüd uurima, kuidas need kaks süsteemi töötavad ja nagu ma kohe teile ka näitan, siis tegelikult teie saate siin meile väga kasulikud olla. Aga enne kui selle juurde läheme, siis ma mainin ka ära, et otse loomulikult üks keskne osa, miks mina üldse nagu selle tiihüppega ka tegelen, on see, et me tahame tegelikult ju aru saada. Me tahame teha päris nagu uurimistööd, et aru saada, kuidas see tehisaru mõjutab õppimist. Ja näiteks, et kuidas tiihüpe mõjutab õppimist, et kui me tõesti toome mingid rakendused õpilasteni, mida see teeb paremaks, kas on midagi, mida see teeb halvemaks. Ja et me tahaksime paari aasta pärast olla olukorras, kus me saame öelda teile ja kõigile, et näe, need asjad on paremad, need asjad on halvemad. Ja teine küsimus, neid küsimusi on palju, aga teine, mis ma siia panin, on see, et millised selle õppimist toetava tehisaru osad omavad tegelikult kõige enam mõju õppimisele. Sest nagu me oleme näidanud, see nimekiri on pikk asjadest, mida me võime muuta. Nimekiri on pikk asjadest, mida me võime sinna süsteemi sisse panna. Aga millised on need osad, mis tegelikult nagu on kõige tähtsamad? Ja me ei tea seda täna. Aga see võib olla nii näiteks, et põhiosa on motivatsioonil näiteks see, et see süsteem üldse motiveerib õpilast edasi pingutama ja õppima. Ja see, et me näiteks ütleme, et nüüd tee järjest keerukamaid ülesandeid, see ei ole üldse nii oluline. Tänasel päeval me ei tea, mitte keegi maailmas ei tea, sest sellist uurimistööd pole keegi kuskil teinud. Keegi ei tea, mis on need kõige tähtsamad komponendid, muidu me ju nendest alustaksimegi. Ja kui me vaatame näiteks siis seda ChatGPT study mode'i, siis ei ole niimoodi, et seal kindlasti on teadus järgi see tehtud ja et seal on keegi uurinud, et see tõesti nagu õpilastel õppimist väga palju parandab. Ei, tihtipeale neid süsteeme arendatakse niimoodi, et lihtsalt kellelgi on mingi idee ja siis nad proovivad natukene ja siis käib kah ja siis pannakse välja. Aga kui me muudame Eestis seda haridussüsteemi, siis me tahaks ju, et me teame. Nii et need on küsimused, millega mina tegelen. Ja nendest ma praegu tahaks rohkem rääkida, aga ma ei räägi. Ma pigem siin lõpetan selle osa sellega, et ma tulen veel tagasi ühe selle kriitikapunkti juurde, mida me ikka jälle kuuleme, et miks te üldse teete seda rakendust, et õpilased saavad ju edasi kasutada ka tavalist ChatGPT-d, nad lähevad ja panevad oma koduülesande sinna lihtsalt sisse.
ja ühelt poolt on vastus see, et äkki on võimalik, et kui me teeme ikkagi väga hea rakenduse, et siis nad ikkagi nagu kasutavad seda. Aga teiselt poolt see on väga aus kriitika ja seetõttu ma tunnen, et me ei peaks mitte ainult õpetajaid toetama, vaid meil on vaja toetada ka õpilasi. Meil on vaja ka õpilasteni see informatsioon viia osati, mis me täna oleme siin jaganud, et õpilased ise saaksid ka aru, mis see õppimine on. Et õpilased ise teaksid, miks nad peavad asju ise tegema. Sest nagu täna selgus, see ei ole nii lihtne, ei ole nii, et kõik teavad. Loodan, et osati saate teie seda teadmist viia, aga ma arvan, et ka meie peame õpetama õpilastele seda ja õpetama neile ka seda, et kuidas promptida, kuidas tegelikult tehisarule öelda õigeid asju, nii et sa saad temast kasu. Nii et siin tänasega ja ka homsega see kõik ei lõppe, vaid tegelikult kallid õpetajad, meil on hea meel teile seda teavet jagada. Ma loodan, et teie olete siin palju õppinud, aga ka õpilasteni on see vaja viia. Ja enne kui mina lõpetan, siis ma ütlen teile, et teil on võimalus tegelikult meid väga palju aidata. Ja ma panen selle slaidi siin ka välja, et ma jätan selle nii-öelda koduseks ülesandeks. Ja see ülesanne on aidata meid sellega, et te testite neid uusi süsteeme, ChatGPT study mode'i ja Gemini juhendatud õpet. Ja te testite, ma näitan kohe, kuidas neid süsteeme saab käima panna ja kuidas neid proovida. Ja siis te tegelikult siit selle lingi alt või selle QR koodiga saate küsimustikuni, kus te saate meile saata tagasisidet sellest, mis te nägite ja mis te õppisite. Ma tean, et õpetajatel on vähe aega, aga ma ütlen, et me oleme väga tänulikud selle eest, kui mõni teist seda proovib. Ma arvan, et see on kasulik ka, sest siis te näete, et mis on need nii-öelda Google'i ja OpenAI poolt tänasel päeval pakutavad kõige paremad süsteemid. Ma loodan, et te osati näete, et nad on kohati head, aga osati näete ka, et need maailma tippettevõtted, nad tegelikult ei suuda ikkagi teha päris seda, mida meil vaja on. Ja teie tagasiside aitaks meil näiteks paremini mõista, kumb nendest süsteemidest parem on, aga aitaks meil ka anda siis oma rahvusvahelistele partneritele tagasiside, et näe, et see teie õppimismoodus ikkagi ei ole piisavalt hea. Nii et iga üks teist, kes neid katsetab, ma olen väga tänulik igaühele ja iga näide, mis te meile saadate, on ka meile väga tänuväärt. Ja nüüd ma siis näitangi teile, kuidas te saate need vastavad moodused sisse lülitada ja kuidas te saate ka meiega andmeid jagada. Aga et siis seda küsimustikku täita, peaksite siin minema sellele lingile ja loodetavasti siis nii mõnigi teist koduülesandena seda ka teeb. Nii. Siin nüüd vaatame siis korraks neid süsteeme, et siin ma eeldan, et paljudel teist on kontod ChatGPT-s, et ma ei näita teile konto tegemist, eks. Ja ma eeldan, et need, kes Google'it kasutavad, teil on ka Google Gemini. Ja siis minu ülesanne on teile näidata, et kuidas te saate siis testida seda nii-öelda uusi neid õppimiseks mõeldud režiime. Ja kui te olete siin ChatGPT-s, siis ma arvan, et teil võiks olla nagu täitsa tavaline ChatGPT, ei pea olema mingisugune eriversioon või ei peaks olema ka tasulist ja kõige peenemat versiooni. Aga mis te saate siis teha siin, et siin lähete selle plussi peale ja teil võib-olla on see eesti keeles, on ju, et mul siin praegu on inglise keeles. Lähete siin plussi peale ja siis tuleks sisse lülitada see funktsioon siin, mis inglise keeles on study and learn. Mis tähendab, et ma vajutan selle sisse ja nüüd ta peaks mul olema siis selles nii-öelda õppimise režiimiseks. Ma igaks juhuks näitan veel kord, võtan selle ära. Näitan veel kord, et siin lähete plussi peale
ja siis valite selle study and learn. Nüüd peaks olema see õppimise režiim sisse lülitatud ja nüüd siis on tegelikult see koht, kus te võtke mingi oma ülesanne, oma koduülesanne või klassis tehtav ülesanne, mis teie annate oma õpilastele ja siis lihtsalt panete selle ülesande sisse, nagu te oleksite õpilane. Näiteks, et anna mulle vastus või lahenda see ülesanne. Noh, mina ei ole õpetaja, mina kirjutan siia näiteks, et kirjuta mulle essee sellest, kuidas aju töötab. Jah. No ja näete nüüd, mis see õppemoodus teeb, on ju, et ta ei kirjuta mulle pikka teksti, mida tavaline ChatGPT teeks, vaid ta ütleks, enne kui ma sulle essee kirjutan, räägime sihtrühmast ja tasemest, et hakkab mingeid asju läbi arutama. Ja siis ma tahan, et teie nüüd siis oleksite nagu tavaline õpilane, kes üritab siis selle ülesannet lahendada selle režiimiga. Ja siis tegelikult, mis te pärast peaksite tegema, on see, et kui vähegi võimalik ja kui te vähegi saaksite, et te jagaksite meiega ka seda vestlust. Noh, et mina praegu tegin ainult sissejuhatuse, on ju, aga teie tegelikult te arutate edasi selle ChatGPT-ga antud juhul ja lõpuks minul siin paremal nurgas on nupp share. Jällegi, kui keegi kasutab eestikeelset, siis siin on ilmselt jaga. Kui te siia vajutate, siis olgu, siin minul praegu selles arvutis, kus ma teen, ta ei võimalda seda jagamist, aga tegelikult siin tavaliselt siis on võimalik nüüd luua see link sellest vestlusest. Kui te seda teete, siis ta loob selle vestluse kohta lingi, mitte terve teie varasemate vestluste kohta, ainult selle vestluse kohta, mis teil on. Saate selle lingi siin luua ja siis tegelikult selle lingiga jagada meiega. Meie näeme siis ainult seda vestlust. Me ei tea, kes te olete. Meil ei ole teie nime, midagi, me näeme ainult vestlust, eks. Ja see on üks viis, kuidas jagada meiega, et me saaksime nagu paremini näha, mis need vead ja probleemid on. Kui te seda ei soovi, siis meie otse loomulikult teid kuidagi ei saa selleks sundida. Aga siis mis teine asi, mis te saate teha, on see, et kui nüüd see tehisaru annab mingi eriti hea vastuse või vastupidi mingi eriti rumala vastuse, et siis te saate teha siit ka sellise vajutuse nagu copy selle ühe vestluse kohta vajutate ja siis saate meile sinna küsimustikku selle kopeerida. Ja kui te seda ka ei soovi, jällegi me ei saa sundida teid, aga siis seda küsimustikust te saate vastata lihtsalt nagu hinnata, et kuidas see tehisaru siis erinevaid neid aspekte tegi, mida te näiteks ka Gretega vestluses nägite. Ja ma näitan nüüd sama asja siis ka Google Gemini kohta. Nüüd ma lähen siin Gemini peale. Ja siin siis, kui teil on ingliskeelne versioon, siis te peaksite vajutama siit selle guided learning. Eestikeelne versioon, see on vist juhendatud õppe. Nüüd mõnel juhul ma olen näinud jälle ka, et seda valikut siin all ei ole. Siis tuleks samamoodi siit võib-olla plussi alt liikuda, aga kui on see valik, siis vajuta siit. Ja siis samamoodi nüüd tegelikult see käib, et teil on see, näete, et on sisse lülitatud see nende õppimismoodus ja siis näiteks siin kirjutate jälle oma ülesande, mina panen oma ülesande, on ju, kirjuta mulle essee loovusest. Ja, ütleme seda, vaata, mis ta ütleb. Nüüd ta ütleb, loovus on põnev teema, aga selleks, et saaksime kirjutada loovusest essee, peaksime kõigepealt selle lahti mõtestama, eks. No, et jällegi ta ei anna mulle vastust, nagu tavaline Gemini ei annaks, vaid ta ütleb, et mida sa arvad, et me peaksime kõigepealt rääkima. Jällegi, teie ülesanne oleks siis oma ülesandega seda proovida. Võib olla nii, et te tegelikult täitsa nagu nii Gemini kui ka ChatGPT-ga proovite täpselt sama ülesannet näiteks, et siis te näete ka neda erinevust ja saate paremini võrrelda, eks. Ja siis ka nüüd saate seda vestlust jagada
et siin vestluse all, kui te näete, on selline jagamismärk ja siis sealt samamoodi, kui seda vajutate, siin antud juhul mul ei tule seda valikut, kuna ma olen jälle võõras arvutis, aga minu enda arvutis tegelikult tuli ka valik, et saab lingi ka teha. Ja jällegi, kui te ei soovi meiega tervet vestlust jagada, siis saate siin teha lihtsalt selle kopeerimise, et te kopeerite mõne üksiku näite sellest, mida see tehisaru teeb. Jällegi ütlen, et tehke nii palju, kui te saate, jagage nii palju, kui te tahate. Teil ei ole mitte mingit kohustust. Ma olen lihtsalt väga tänulik, kui te natukene teete neid asju. Kui teil on ainult üks mudel, millele teil on ligipääs, tehke ainult ühe mudeliga ja saatke meile see tagasiside. Meie uurimistöös on palju kasu ja tegelikult Eestil on kasu, sellepärast, et mida me saame siis otsustada ongi, et kui head on need tänasel päeval nii-öelda tippõppimiseks mõeldud mudelid Google'i ja OpenAI poolt ja kumb nendest on parem. Ja ma loodan, et selle vestluse jooksul, mis te peate, te tegelikult näete ja saate läbi korrata mitmeid neid aspekte, mida Grete ka rääkis ja võib-olla märkate ise seal veel mõnda uut aspekti, sest nagu me korduvalt ütlesime, selleks, et midagi õppida, peab ise tegema. Nii et see, kui ka teie midagi natuke ise teete, tuleb ainult kasuks ja vast on teile ka natukene huvitav. Suur tänu teile minu poolt. Palju edu sellel kooliaastal ja kui teil on huvitavaid näiteid, mis teil juhtub tehisaruga, siis mulle võib neid alati saata, sest terve selle aasta vältel meie siis jälgime, kuidas see tehisaru kasutuselevõtt läheb. Soovin teile palju edu. See ei ole lihtne, aga nagu ma varem ka olen öelnud, et kellelgi ei ole lihtne siin ja ainus viis, kuidas me selle tihüppe ära teeme, on see, et me teeme seda koos. Ja minul on hea meel, et ma saan seda teiega koos teha. Aitäh!